Tundub imelik või? Aga samamoodi püüab riik praegu kõikvõimalikul moel inimese ellu piiluda. Täna õiguskantsler ütles Riigikogus, et nii ei tohi. Rahapesuvastane superandmebaas, pangakontode masspäringud, numbrituvastusega kaamerad maanteedel, Siseministeeriumi plaan jälgida radikaalsete materjalide lugemist, sõnumirakenduste automaatne jälgimine. Need on kas juba teoks tehtud või unistustes olevad ideed Toompea ja Brüsseli võimukoridorides. Stopp, ütleb õiguskantsler. Siin on ikka oluline lähtuda põhiseadusest ja iga sellise plaani puhul tuleb läbi mõelda ka see, mis võib minna halvasti. Täiesti nõus, et kuritegevus on muutunud keeruliseks ja kasutab tehnoloogiat ja loomulikult peavad politseil olema samasugused meetodid, et kurjategijad kätte saada. Et selles ei olegi vaidlust. Aga praegu tundub, et kõik, kui miski on vähegi tehnoloogiliselt võimalik, üritavad siis selle abil võimalikult palju infot enda kätte saada ja siis seda töödelda muuhulgaks näiteks teatud analüütilisteks eesmärkideks, mitte lihtsalt selleks, et kuritegusid avastada. Ja see tõenäoliselt on miski, mida põhiseadus ei luba. Vastav andmete uurimine peab olema väga läbimõeldud, aga lõpuni pahaks panna ei saa, et sellised jälgimise ja kontrolli eelnõusid järjest riigiametitest tuleb. Nii nendib isamaalane Riina Solman. Tegelikult tahaks öelda võib-olla nende inimeste kaitseks, kes agaralt neid eelnõusid ja mõtteid välja pakuvad, et nad tõepoolest nende alge võib olla, et kaitsta laiemas plaanis Eesti riiki. No näiteks selle Igor Taro siseministri viimase eelnõu puhul radikaliseerumise vastu. Et terroriste meie ühiskonnas juba liigub, et aja küsimus ilmselt, kui uus skandaal või keegi saab haiget, ilmselt see nii on ja selle kaitseks siis meile neid eelnõusid esitatakse. Madise nendib, et pruugib tulla vaid teine olukord ning meelsuskontrollil ja käitumise pealesurumisel on vahend kohe olemas. Need inimesed, kes tahaks totalitaarset ühiskonda, kes tahaks võimu terviklikkust võtta, on alati olemas. Nii et võib tunduda, et see on midagi, mis ajaloos oli nii või midagi, mis juhtub mujal, aga ka Eesti enda lähiajaloost teame, et piisab massihüsteeriast, et inimeste vabaduse kallale minnakse ilma ühtki põhiseaduspärasuse küsimust küsimata. Kui lähiajaloost te mõtlete? No kas või viimase 5 aasta jooksul. Koroona. Ja. Valitsuserakondade liikmed panevad viimase aja vaidlustes oma süüga ametnikele, kes liiga agaralt seadustest loevad välja, mida seal tegelikult mõeldud ei ole. Vahetevahel ka siis vastavate asutuste või probleemidega kokku põrkuvad isikud ei mõtle nagu laiemalt, nad vaatavad ainult oma probleemi, nad ei hinda seda, kuidas see sobitub kogu ühiskonna sellisesse meeleoludesse ja vaatesse. Et unustatakse ära lihtsalt nagu selline hagija tunne tekib, eks, et me teame, tuntakse lõhna ja tahetakse kiiresti kätte saada. Nagu olevat veneaegne prokurörid ütlus, ükskõik keda raputades 5-6 aastat kukub ikka ning õiguskantsler oli väga kriitiline, et voli andmetega toimetamiseks antakse riigiasutustele laia käega nii-öelda oma ülesannete täitmiseks. Vaadake, mis need ülesanded on. Enamasti on see üks konkreetne loetelu, et tõesti kuritegude tuvastamine või siis maksudistsipliini rakendamine, maksuettekirjutuste tegemine ja nii edasi. Ja tavaliselt on seal lõpus analüüs ja muu. Et järelikult sisuliselt kõigeks. Kas see on selleks, et inimesed õiglaselt oma maksud ära maksaks, kas see on selleks, et saada kurjategija kätte? Või lihtsalt üritatakse tehisintellekt kõikide andmete peale midagi otsima panna? Homme hakkab Riigikogu arutama rahapesu vastase võitluse superandmebaasi loomist, mille president juba korra tagasi lükkas. Uus versioon on kõpitsetud, aga sisuliselt luuakse kõikide firmade ja inimeste infost andmebaas, milles hakkab toimetama tehisintellekt ja otsima sealt inimeste tegevustes kahtlasi mustreid.